Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump märkis pärast kõikide USA riikliku teadusnõukogu liikmete vallandamist, et asjakohased sammud suuri kulusid põhjustava valdkonna reguleerimisel jätkuvad. Eile andis president välja ka määruse, mille kohaselt kaotavad maikuust kehtivuse kõik seni teadaolevad loodusseadused ja presidendi administratsioon töötab välja uued, mis kehtivad alguses ainult USA territooriumil, aga järgmisest aastast juba ka Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Venemaad see ei puuduta, sest seal ei kehti loodusseadused juba 30 aastat. Ja Eestisse. Valitsus tegi täna erakorralise otsuse, mille kohaselt jäetakse kulude kokkuhoiu nimel sel aastal suvi vahele. Rahandusministeeriumi teatel on suve korraldamine muutunud liiga kulukaks, päikese käigus hoidmine ja +25 kraadi tootmine ja rannailma logistikakulud on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Keskkonnaministeerium lisab, et talve jätkumine on tegelikult ressursisäästlik alternatiiv, kuna olemasolevat ilma ei pea enam ümber vahetama. Otsus tähendab, et kevad läheb sujuvalt üle sügiseks ja seejärel alates juunikuust talveks. Eesti astub seega esimese Euroopa riigina lõunapoolkeraga peatselt ühes rütmis. Ja veel on valitsus otsustanud kiirlaenu turu põhjaliku reguleerimisega algust teha. Kuna mõningaid katseid on tehtud ka varem ja siiani pole Riigikogul õnnestunud suuri edusamme teha, on probleemi lahendamiseks kiirlaenu turule riigi monopoli kehtestamine ehk teisisõnu ainsaks kiirlaenu pakkujaks saab peatselt olema riik. Intressid ja finantsilised sunnimeetmed jäävad samaks, kuid inimestel on siis kindlustunne, et utoopilised intressid ja leppetrahvid ja viivised ja tasulised meeldetuletuskirjad, nendest saadav tulu läheb kõike riigieelarvesse. Kiirlaenude riigistamine on selgelt parem mõte kui maksudega mängimine. Tagasihoidlike arvestuste kohaselt teenib riik järgmisel aastal monopoliseeritud kiirlaenu äriga rohkem kui maksuraha kogudes. Ja valitsuses oli eile koos pensionisüsteemi täiustamise töörühm ja üheks küsimuseks, mida arutati, oli lõpukirjandi teema. Töörühma üheks ettepanekuks ongi kohustusliku lõpukirjandi kirjutamise sisseviimine kõikidele pensionile jäävatele inimestele. Lõpukirjandist selguks, kas inimene on valmis pensionipõlve pidama, kas tal on selleks olemas kõik eeldused ja samuti saaks lõpukirjandist aimu, kui kauaks inimene kavatseb pensionile jääda, kuidas ta kavatseb hakkama saada, kas ja kuhu on ta oma teise samba raha investeerinud ja ülejäänud sambad. Lõpukirjandi teemasid hakkab välja pakkuma ja kirjutatud hindama Sotsiaalministeeriumi vastav ametkond ning kui inimene ei tule lõpukirjandi kirjutamisega nõutaval ja arusaadaval tasemel toime, siis inimene ka pensionile jääda ei saa, sest aeg pole veel küps. See on küpsus ehk lõpukirjandi üks mõte, teatab töörühm. Eetris olid uudised.